rullin siis momendil siin sidruneid. Rullin neid selleks, et seda siis öeldi, et tuleb teha. Siis on elekter parem. Rõõm on näha täiskasvanud meest, vuntsidega täiskasvanud meest, kes hommikul kell 9.15 rullib sidruneid. Mängib toiduga. Rullib valmis 6 sidrunit. Ja meie eesmärk on siis, meie minimaalne eesmärk on saada põlema see lamp. See on väga väike lamp, mis peaaegu üldse voolu ei taha, aga põhiline probleem sellest siis sünnib patarei number, või tähendab see voolu või elektrijaam Mark 2, ma eile tegin esimese valmis. Esimesel oli väga palju selliseid tehnilisi probleeme, ühendused põhiliselt, need olid prototüüp, jah. Ühendused olid alt, täna katsun olla natukene kindlamad ühendustega, oleks klemmid eelnevalt ette valmistatud või siis need elektroodid, jah. Et ma tegin neid terve kodu ja teipisin kõvasti julge kinni, eile sai katsutud kirjakambritega, mis ei toonud eriti edu. Õppetund. Fakt on ikkagi see, et voolu me saame kätte. Täna on plaanis siis mõõta ka seda palju, mida vooludest saame, selleks on meil laenatud vanast raadiomajast legendaarne Felix Moori-aegne voltmeeter, mille küljes on ampermeeter. Kõik, mis vooluga toimub, selgub siit sellest masinast. Ja kui väga hästi läheb, siis ma arvan, et katsume võib-olla ka panna siis tööle selle playeri küljes oleva raadio. No see on muidugi sügav utoopia, aga kui me ta tööle saame, siis meil on põhimõtteliselt võimalik kuulata ennast otse eetris läbi sidru. Selle praegu, ütlen kõrvaltvaatajana, on selline väga püüdlik nägu ja kas isegi keel kergelt suunurgast väljas? Nüüd küll, jah. Nüüd küll. Nüüd on keel suunurgast väljas. Senikaua, kui Madis siin valitseb... Kaks sidrunit on ühendatud. Sidruneid ühendab, sest mina räägin tegelikult natuke selle katse tagamaast, et miks me sellise asja ette võtsime. Nimelt siis üleeile oli meil saade lõppenud, istusime veel väiksel toimetuse koosolekul Madisega kahekesi ja Madis otsustas siis pakkuda mulle oma banaani, mis ta oli kaasa võtnud ja mina sain banaanist särtsu. Ja hakkasime mõtlema, et kui juba igasugustest tühistest puuviljades on niivõrd palju elektrit, siis miks see peab lihtsalt mööda külgi maha jooksma, miks me peame sellest mingisugust valu tundma, kui me võiksime selle rakendada ju... Õilsa vankri ette. Jah, õilsa vooluvankri ette, jah. Ja siis tekkiski mõte, et kui nüüd siis teinekord näiteks oleme otse eetris stuudios ja peaks juhuslikult vool ära kaduma, aga meil kogemata kombel on kaasas mõned kastide sidrunid, natukene vaske, pisut sinki, siis saame ehitada oma patarei ja ikkagi raadiot edasi teha. Ja. No loomulikult omandab ka, kui see nüüd kõik tööle hakkab, selline sõnaühend nagu leegitsev sidrun hoopis uue tähenduse. See ei ole enam lihtsalt Martin Kuninga ansambel, vaid see on jõu. Ja laborandid Indrek Vaha ning professor Madis Aesmaa siis otse eetris eksperimenti tegemas ja Madise 1, 2, 3, 4, 5, 6, palju on 7 sidruniga patarei andis kohe esimesel katsetusel väga positiivse tulemuse, nimelt hakkas siis põlema imepisike klaasist spermatosoidi meenutav 2 sabaga LED-lambike. Ja praegusel hetkel olen ise siin oma värisevate kätega üritan seda voltmeetrit nüüd kontrolli alla saada, tähendab ma üritan vaadata voltmeetrit ja samal ajal hoida siis klemme vastas ja üle 5 voldi tuleb. Ja ütleksin praegu seda, et kui meil isegi ei õnnestu nüüd siin saada mõnda aparaati tööles ja sellisel juhul, kui läheks vool stuudios praegu ära, me saaksime vähemalt ajalehti lugeda väga edukalt. Mina ütleks ise seda, et kui nüüd oleks 17., 18., 19. sajand, siis kindlasti võiksid selle LED-lambi järgi, mis me siin praegu süütame, hakata Tallinna randa põrutama kõik võimalikud laevad, nad põrutaksid siis nendele suurtele karidele ja korallrifile, mis Tallinna ümbritseb ja kõik kohalikud talupojad saaksid minna ja hakata neid vrakke riisuma. Ma arvan, Madis, kui sina oled praegu 17. sajand ja sina teeksid siin sellise katse, siis sind kohe viidakse Raekoja platsile ja põletatakse ära, et sa tegeled ju nõidusega. See on ju maagia, see on ju must maagia, vaata, mis ise teed. See on valge maagia, see lambi tuli on ikkagi valge, vaata ilus. Kas ta ei ole kuidagi viidi ingeldik sinu meelest? Natukene siiski on, aga inglitest saatanateni on väga väike samm ainult. Sa vaata ette selliste trikkidega. Ainult üks kord veereda kolinal mööda treppi alla. Meil on laua peal üks player koos diktofoni ja raadioga ja soovisime seda siis panna sidrunite pealt mängima. Soovisime panna sealt pealt raadiot mängima, et me kuuleksime enda häält läbi puuviljade ja otse eetris. Praegusel hetkel...
jah, praegusel hetkel jääb see ikkagi helesiniseks unistuseks, ma ei tea, kas me peaksime seda kunagi veel proovima või? Kas me peaksime ikkagi tegema ikkagi mingisuguse kuningliku sellise rööppühenduse, siis me saaksime amprid üles. Ma lugesin, üks mees oli teinud Ameerika Ühendriikides endale sellise helisüsteemi, kus ta pani terves autos, pani muusika mängima kartulite pealt, ega tead sa ka, kui palju tal kartulid vaja läks? No mingi 2 tonni, ma arvan. 220 kilo. No võt. Nii et mõtleme nüüd selle peale, tema sai, tema sai 4 amprit vist kätte. Et üks tavaline halogeenlamp põlema panna on vaja 80 sidrunit. On või? Ja, nii et ära heida Madis meelt, et lihtsalt meil on sidrunid praegu momendil laua peal liiga vähe. Kas pärast sööme sidrunid ära ka? Need sidrunid on mürgised, ma arvan, need ei tohi pärast enam süüa, sellepärast, et vaata, vask on siuke asi, et vask on ju teatud, vaseühendid on ju mürgised, eks ole. Sa võid vaseühenditest täiesti rahulikult ära ka surra, nii et need sidrunid enam söögiks ei kõlba.